UNESCO õppetoolide võrgustik aitab ülikoole rahvusvahelise koostöö ja teadmiste jagamisega. Tartu Ülikoolis on vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute õppetool, mille tudengkond ise on justkui väike UNESCO mudel. Tegeleme Tartu Ülikooli vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetoolis teadusprojektide ja õppetööga, juhindudes ka ÜRO kestliku arengu suunistest, nagu hooliv suhe keskkonda, vastutustundlik tarbimine või vastastikune abistamine. Uurime ja arutame koos maailma eri paigust pärit tudengitega, kuidas rakendada selleks pärimuslikke oskusi ja teadmisi. Meid peetakse hinnatud koostööpartneriks UNESCO õppetoolide võrgustikus. Ent korraldame arutelusid ka Eesti kogukonnas, näiteks küsides, kuidas elavad seto leelokoorid või kuidas saavad hakkama kihnlased oma saarel või kas laulupeol kõlab eesti keel ka 100 aasta pärast. Äsja liitus võrgustikuga ka Eesti Kunstiakadeemia ja nemad lähenevad teise nurga alt. Eesti Kunstiakadeemias on 90. aastate lõpus õpetatud sellist eriala nagu muinsuskaitse ja konserveerimine. Ja meie eriala on tegelikult ka maailma kontekstis suhteliselt erandlik, sest et tavaliselt õpetatakse muinsuskaitset koos kas siis arheoloogiaga või arhitektuuriga. Aga meil on selline laiapõhjaline õppekava. Tegelikult öeldakse ju, et turistil on hea seal, kus kohalikul elanikul on hea. Ja me väga palju üritame oma uuringus ka keskenduda sellele kohalike elanike murele, sellele, kuidas hoida Tallinna vanalinna elava linnana, et temast ei saaks Disneyland. UNESCOl on 800 õppetooli ümber maailma, aga vaid murdosa nendest tegeleb kultuuripärandiga, et väga palju on siis muid küsimusi. Lähim, kes tegeleb siis materiaalse pärandiga meie jaoks on Saksamaal Brandenburgi Tehnikaülikool. Lisaks õppetoolide võrgustikule on UNESCO akadeemilises portfellis koostöös L'Orealiga ka naisteadlaste tunnustusprogramm, mille raames pälvib igal aastal rahalise auhinna 2 silmapaistvat noort Eesti naisteadlast. L'Oreal Baltic ja UNESCO programm Naised teaduse stipendium aitas mul tegeleda oma teadustööga, kus ma siis töötan välja uudseid antimikroobseid haavakatteid, mis võimaldavad siis haavainfektsioone ennetada, ravida ja aidata kaasada haavade paranemisele. Mina töötan välja rõivasarnaseid eksoskelette, kombineerides tekstiilitehnoloogiaid ja elektroaktiivseid polümere. Eksoskelette kasutatakse taastusravis ning spordis ning neist on abi ka liikumisvaegustega inimestel. Minu uurimisteemaks või valdkonnaks on komplekssüsteemid ja huvitab mind just see, kuidas statistilisest füüsikast teadaolevaid meetodeid ja mudeleid neid siis uurida. Komplekssüsteemid, mida mina konkreetselt uurin, on siis seotud keeltega, majandusega, ökoloogiaga, aga ka biofüüsikaga. UNESCO ja L'Oreali stipendium andis mulle võimaluse alustada uue projektiga minu teaduskarjääris, milleks oli uurida, kas reostunud keskkonnas elavatel kaladel on rohkem vähki ja kui need kalad on seal reostunud keskkonnas väga kaua elanud, kas neil on välja kujunenud mingisugused kaitsemehhanismid selle vähi vastu võitlemiseks. Mind väga huvitavad mikrobiomi, reostuse ja vähkkasvajate tekke vahelised seosed ning seda ma hakkangi uurima. Meie uurimisgrupp töötab välja selliseid uue põlvkonna päikesepaneele. Neid on võimalik valmistada pool läbipaistvatena, kergetena ja painduvatena, ehk siis me saame neid rakendada väga erinevates kohtades. Uurin päikesepatarei materjalides elektroonsaid efekte ja et nad kõrvaldada, et päikesepaneelid oleksid efektiivsemad. UNESCO L'Oreal Balticu naisteadlaste auhinna on Eestis pälvinud 8 teadlast. Uus taotlusvoor avatakse juba uuel aastal.